Tere kõigile! Tere päevast! Käes on kevad ja on ka esimesi traktoreid põllul juba nähtud. Ja käes on ka esimene kevadine viljainfo. Mida praegu traktoritega põllul tehakse üldse? No, ega täpselt vaatamas ei ole käinud, aga võib-olla mõni äästab, mine tea, võib-olla mõni ka väetist pannud, aga ilmselgelt, kes veel ei ole pand ja teinud midagi, siis varsti on niikuinii see suur aeg käes. Ja võib-olla ongi väetis kõige sellisem teravam küsimus täna, sellepärast, et kindlasti on paljudel veel väetist tellimata, ostmata ja ka on palju väetist veel tulemata. Nii et see on võib-olla selline küsimus, mis põllumehi täna paelub ja mille peale kindlasti paljud kas mõtlevad või on mõelnud. Et Mikuga siin enne sai ka räägitud ja Mikk ütles, et umbes circa 15% on sellist nii-öelda veel ostmata väetist, mida oleks veel vaja ikkagi põldudele siin kevadel anda. Ja siin spekulatsioone on ju palju olnud hindade osas ja on ka erinevaid soovitusi antud, et on ju öeldud ka, et võib-olla taskus oodata, aga tänasel hetkel on üsna selge, et ega kui oodata, siis väetis õigel ajal, mis võib-olla isegi kui väetis oleks odavam, siis ei pruugi ta kohale jõuda. No just nimelt, et praegu on väljas ikkagi täis kevad ja põllud ju tegelikult tahavad ikkagi väetist õigel ajal saada. Ja kui ma ilmateadet vaatasin, siis praegusel hetkel vähemalt Norrakas ei näidanud mingit väga suuri öökülmasid, nii et hetkel tundub, et läheb ka ööd natukene soojemaks, küll on ikkagi nulli lähedal, aga siiski päris selliseid suuri miinuseid, nagu siin paar nädalat tagasi enam hetkel näha ei ole. Õnneks on meil laevad ostetud ja laevad ka jõuavad kohale õigeks ajaks. Mõned on juba jõudnud. Ja et saab ka õigel ajal siis väetada, nii et tõesti, et praegu on õige aeg ikkagi tagada endale see väetis, et saaks õigel ajal põllule. Jah, et väetis hind ei ole praegusel hetkel viimase 6 jooksul väga palju muutunud. Jah, spekulatsioon on, et hind peaks alla minema, sest gaasihind on ju kogu kukkunud, aga kõige suurem küsimus ongi see, et kas see hind nii-öelda ka õigel ajal sinna põllu peale jõuab. Ja kui ta sinna põllu peale õigel ajal ei jõua, siis ongi küsimus, et mis sellest siis väga palju kasu oleks, on ju? No üldse mitte, et kui palju sa võid ikkagi saagist siis kaotada, kui sa jääd oma väetamisega hiljaks. Et praegu ka minu teada on meil siin laevad tulemas AN, NS 37, et need on just vajalikud, mida on vaja nüüd esimesele ringile ja siis tuleb teine ring ja et ega ajasurve on nüüd siin ju käes meil. Ja kui kevad on selline varajasem ja üsna soe, siis ega tegelikult taliviljade väetamised on aprilli lõpuks tehtud enamasti, nii et ega siin väga palju oodata ei ole, nii et võtke meie halduritega ühendust ja saate tagada endale väetise. Igal juhul seda soovitame ja kui ma vaatasin ka tegelikult, mida teeb euro ja USA kurss, dollari kurss, siis alates sellest hetkest, kui meil nüüd oli see talve seminarid, siis on kurss ka natuke tagasi andnud, mis tegelikult ka on väetise hinnale ju nagu vastas suunas. Et kui kurss läheb teisipidi, siis tegelikult ei ole kuskilt seda hinnatoetust ka väetisele oodata. Jah, nüüd ühelt poolt gaas on natuke odanenud, aga samas kursimõju on teistpidi, nii et suures pildis kui palju see hinnalangus võikski olla, on ka küsitav omaette. Ja praegu prognoos ikkagi ka euro ja dollari kursi suunas on ka selline 1.05, äkki isegi 1.03. Et selles mõttes väetise hinna suhtes on see väga oluline muudatus. Just, ja kui siin natukene ilmadest oli juttu, siis tegelikult me oleme siin ikkagi, kui me räägime viljahindadest näiteks on ju, ja ka põllumeest Tootsist, siis me oleme sisenenud või sisenemas kohe sellisesse kevadisse nii-öelda siis ilmaturgu ja praegusel hetkel me ootame ka ju põllult uudiseid, et kuidas siis taliviljad on ikkagi talvitunud, et võib-olla natuke täna on veel vara öelda, et kindluse mõttes peab natuke ootama, nii et meie ka ootame fikseerimistega, et meil on päris suur osa Tootsile ikkagi fikseeritud ja meil on praegusel hetkel nii-öelda välja tuua ka juba siis kõik need sordid, mida me tegelikult siis põldudele oleme külvanud ja plaanime siis külvata. Et varasemalt meil suviviljad olid siis nii-öelda veel teadmata, aga praegu võib siis öelda, et hernes on meil ikkagi plaanis külvata Alvestat ja kaer siis Armanit ning taliraps on meil nii-öelda külvatud sügisel, siis on Corneta ja Arhitekt enam-vähem siis pooleks. Ja talinisu on siis ikkagi hea ja tuntud Emil. Nii et selle osas on ka kindlus nii-öelda olemas. Et enne just rääkisime väetistest, Tootsil on ju väetis olemas.
Jaa, et need kogused, mis me siin oleme külvanud, need on täna väetisega kaetud ja praegusel hetkel sinna küll ei julgeks mingit riski panna, et praegu on vaja ikkagi põllul teha kõik asjad õigel ajal ja see oleks kõik asjad ikkagi olemas, et tagada endale vähemalt võimalus selliseks heaks saagiks, sest praegusel hetkel on kõik nii-öelda eeldused selleks olemas. Tundub jah, et üle Eesti on ikkagi põldude olukord hea ja noh, kui Tootsist veel rääkida, siis ikkagi Toots nii-öelda haldab riske igas nurgas, et ühtepidi on see viljahinna fikseerimine, aga teiselt poolt ikkagi sisendite hinnad, aga ka sisendite logistika, et see õigel ajal ikkagi saaks põllu äärde. Just, ja sama tegelikult on ees ootamas ka taimekaitsega. Jaa, täpselt. Aga kui minna nüüd tegelikult turuinfo juurde, siis mis ikkagi viimastel aegadel juhtunud on hinnad on ikkagi alla tulnud ja mis on tegelikult päris palju kõikunud ka, mitte ainult alla tulnud, vaid ka kõikunud on siis raps. Et rapsi kõikumised ikkagi siin 10 euro piires, ma ütleks, ei ole ka väga ebatavalised ja 5 euro piires on lausa igapäevased, võiks öelda. Ja, no, kui me vaatame rapsi viimase, ütleme, kuue liikumist, siis on see kukkumine olnud, ma isegi ütleks selline 60-70 euri, kui me võtame vana saagi, et Matif oli siin lausa 540 ja me kukkusime sinna kuhugi 470 juurde vahepeal. Et selleks ka omad põhjused muidugi, et võib-olla võtamegi siis rapsi enne kõik ette. Jah, sest viimati me rääksime sellest, et Kanadas peaks nagu rapsi olema, on ju? Et mis siis sellega on see? Kanadas ongi rapsi ja tegelikult Kanada raps on teema, kui me rapsist räägime, siis tõesti väga kuum ja oleme rääkinud siin, et ikkagi see tariifide kaubandussõda käib ikkagi paremale vasakule ja viimane info ka oli siis see siin nädal tagasi, et Hiina siis pani Kanada rapsile 100%-lised tollimaksud peale. Ja mida see siis tähendab? Hiina tegelikult on ju Kanada rapsile väga suur oluline partner olnud ja ta on ostnud sealt kõige rohkem rapsi üldse, et Kanada iseenesest toodab kuskil selline sama palju kui Euroopa, olenevalt aastast kuskil selline 19 miljonit tonni, ekspordib selline vastavalt aastale 7-9 miljonit tonni ja sellest suur osa tegelikult oma 6-7 miljonit on liikunud kogu aeg Hiina. Ja nüüd Hiina ütleb, et tollid peale ja nüüd on väga suur segadus tegelikult ka Kanadas endas, et kõigepealt hind tuli kolinal alla, seda me näeme ka graafikul, et väga järsk langus, väga järsk langus ja muidugi paanika põllumeeste seas, et mida siis tegelikult Kanada põllumees nüüd külvama hakkab, et kui külviaeg kätte jõuab. Et väga suured küsimärgid ja pikalt arutleti seda, et kuhu siis see Kanada raps kodu leiab. Et kui hind on nii palju soodne, võiks olla ju siis potentsiaalne ostja Euroopa ja see tõigi tegelikult Euroopas samamoodi siis hinnad kiiresti alla, väga kiiresti. Aga siin on üks aga, on ju? Ja tahan veel öelda, et isegi kui Euroopas hinnad langesid väga kiiresti, siis isegi Kanada raps sellega võrreldes oli jätkuvalt 100 eurot. 100 eurot tonnist veel sellest nagu madalamad, need hinnad kukkusid tõesti Kanadas põhja. Ja tänaseks me oleme natuke kosunud, et Matif on siin jälle 500 juures ja tõesti, nagu sa mainisid, selle on oma põhjus, sellepärast, et ega siis ka spekuleeriti, et Kanada raps küll ja seda on hea hinnaga saada ja Euroopa tegelikult impordib ka Kanadast. Aga kas Euroopa on valmis seda kõike importima? Ja tõesti, Euroopa ei ole valmis seda GMO rapsi nii suurel hulga sisse võtma, sest seda tähendab jälle omakorda erinevat menetlemist ja kõik nende, ütleme siis, šroti ja teiste toodangu tulemust on ju vaja siis omakorda siis Euroopas realiseerida, nii et tuleb välja, et Kanada on tõesti oma rapsiga siis hädas ja Euroopa seda nii suurel hulgal ei ole valmis ostma. See siis omakorda tõstis siis nii-öelda rapsi hinda meil futuurides. Vastupidiselt võib jälle öelda, et Euroopa enda rapsi prognoos 25. aastaks on tegelikult päris hea. Kõigepealt on külvatud rohkem ja külvatakse ka suvirapsi rohkem, on vähemalt praegu prognoosid. Ja esialgsed nii-öelda saagiprognoosid näitavad kuskil selline isegi 2 miljonit tonni rohkem, võib-olla isegi natuke rohkem kui see 2, et selline 19 miljonit tonni. See tähendab, et kui selline prognoos peaks paika jääma ja pressitakse samas hulgas, siis tegelikult võrreldes eelmise aastaga siis on vaja importida vähem. Nii et praegu võib-olla peame isegi alla 6 miljoni tonni ainult importima siis Euroopasse. Kõik oleneb muidugi
muidugi, mis saak siis saab olema. Ja peamised partnerid ikkagi jätkuvalt on Austraalia ja tegelikult Ukraina, kus siis Euroopa seda rapsi impordib. Nii et see rapsi teema siin väga huvitav. Ja kui vaadata nagu riigiti veel, siis mis on ka väga huvitav, et kõige suurem tõus ja kus on hästi palju siis rapsi külvatud on Rumeenia, 33% rohkem võrreldes siis eelmise aastaga. Ja ka tegelikult Baltikumist on oodata päris head saagi, sest ka Leedus on põllud väga head, nii et kui kogu Baltikumgi kokku võtta on samamoodi mingi 1,55 miljonit tonni rapsi oodata ja muidugi Leedus on ikkagi see miljoni tonnine saak praegu ka paberi peal, nii et Leedu saab korralikult siis eksportida. Siit rapsi juurest on hea minna just soja juurde, sest need kaks kultuuri käivad ikkagi käsikäes või on käinud, et kui palju soja täna rapsi mõjutab, sest et tegelikult ju Ladina-Ameerikas koristus käib. Ja tõepoolest, et Brasiilia, kes on kõige suurem sojakasvataja, seal koristus käib väga hooga, et 77% on praegu koristatud. Ilm on lasknud väga hästi koristada, ollakse eelmistest aastatest nagu ees ja kui me vaatame üldse seda Lõuna-Ameerikat koos siis Argentiinaga, siis kokku oodatakse ikkagi üle 220 miljoni tonni soja ja loomulikult see paneb siis hinnad surve alla. Ja kui vaadata ka graafikuid, siis on väga selgelt näha, et ikkagi tõusujoones on see soja prognoos. Ja lisaks Lõuna-Ameerikale tuleb ju tegelikult mainida ära ka USA sojasaak, et see on ka 120 miljonit tonni ja USA-ga ekspordib tegelikult peaaegu pool sojasaagist. Ja siin on nüüd väike konks. Tegelikult väga suur partner USA-le on ikkagi Hiina ja nüüd jälle nende samade tariifide, tollide sõjas on see küsimus, et kuhu ikkagi USA oma selle soja ekspordib. Et Hiina ei taha seda osta, Hiina eelkõige ostab just siis Brasiilias, sealt on odavam ka võtta ja see loomulikult siis omakorda surub hinda, et täitsa huvitav tegelikult, kuhu USA oma soja siis eksportida saab. Nii et selles mõttes see sojaturg on ka väga huvitav praegu ja graafikult ka väga selgelt näha, et ikkagi hinnad on hetkel languses ja see trend nagu jätkub, aga muidugi, et me kunagi ei või jälle teada, milliseid uudiseid siin maailmas võib juurde tulla. Jah, sest kui Euroopa paneb ka USA sojale näiteks nii-öelda tariifid peale, siis ega see tegelikult mängib välja just kõige parem olukorra võib-olla just Ladina-Ameerikale. Täpselt ja seda me oleme siin ühes saates ka tegelikult maininud, et sellised jutud ka koridorides Euroopas käivad, et mine tea, et mis saab ja nii, et ega kunagi või teada, mis siin tänases maailmas juhtud võib nende tollide ja tariifide sõjas. Ja kui nüüd sealt, kui vaadata üldse seda Lõuna-Ameerika pilti, siis ei saa ka rääkimata jätta muidugi maisi, et maisi praegu külvatakse, ühte siis koristatakse, teist jälle kultuuri külvatakse ja külvatud on ka juba päris palju seal kuskil 60% juures Brasiilias ja ilmastikud tingimused on jälle head ja praegu prognoositakse ka ikkagi maisi rohkem kui eelmisel aastal, nii et tegelikult kui me vaatame, mida fondid selliste prognooside peale on teinud ja kui ilmastik globaalselt tegelikult olulistes piirkondades on päris hea praegu, siis fondid on ka tegelikult vähendanud oma positsioone, ehk siis nad on müünud täna nii-öelda maisi ja sojapositsioone, et kui nad enne võib-olla natukene panustasid isegi tõusule mingil momendil, siis nüüd on tõmmanud tagasi ja müünud siis positsioone teisipidi. Ja meil tulevad nüüd aprilli alguses ka USA külvipindade prognoosid ja see võib muidugi nüüd ka natukene turgu siin kõigutada, et praegu oodatakse, et USA-s on ikkagi rohkem maisi külvatud siis kui eelmisel aastal ja USA on maisi kõige suurem kasvataja maailmas. Kas me niisust ka räägime? Ikka. Ei pääse, on ju? Jaa. Et praegu tegelikult detsembri matif on tegelikult langenud päris palju ja jõudnud sinna 229 juurde. Et mis arvad, mis siin nüüd lähiajal juhtuda võib või mida siis oodata niisust? No kõigepealt, miks üldse hinnad on ikkagi alla tulnud, on ikkagi lihtsad põhjused. Fundamentaalsed näitajad on sellised, kus turud on langustrendis ja kui vaadata kõige olulisemaid piirkondi ikkagi, et kas või meie Euroopagi. Euroopast ikkagi prognoositakse praegu kindlasti 10 miljonit tonni rohkem nisu kui eelmisel aastal, mõningates prognoosides isegi võib-olla rohkem kui see 10 miljonit ja see 10 miljonit peab ju kodu leidma ja kui vaadata üldse siis eksportivaid riike, siis me näeme tegelikult, et sisuliselt
sisuliselt eelmise aastaga võrreldes ongi selline 10–12 miljonit tonni rohkem nisu siis tulemas võrreldes eelmise aastaga. Laojäägid on need, mis on ka segavad pilti, sellepärast et praegu ladudes ikkagi on seda vilja, et Poolas on väga palju nisuladudes, Saksamaal ja see tahab nüüd hakata kõik välja tulema, rääkimata siis Venemaa nisust. Ja seda me näeme ka tegelikult turgudel, et pakkumisi on rohkem kui siis ostjaid just nimelt nendest regioonidest. Nii et see kõik on avaldanud siis survet ka nisuhindadele ja ütleme, et kui me vaatame Prantsusmaad, kes on Euroopas kõige suurem nisukasvataja, siis põllud on seal tõesti väga heas olukorras, ütleme 75% põldudest on siis heas või väga heas olukorras. Nii et loomulikult kõik see pilt siis rahustab ostjaid ja kui vaadata, kuidas on hinnad liikunud siis dollarites, et kui vana nisu Venemaal täna on selline $250, seda ostjad tegelikult peavadki kalliks, aga uue saagi nisu on juba $10–15 odavam. Nii et seda vaadataksegi, et nisu on piisavalt, uue saagi prognoosid on praegu head, ilmastikud olulistes piirkondades on praegu head, kui me vaatame näiteks kas või Venemaa pilti, samamoodi talvekahjustusi ei ole, praegu on piisavalt ka sademeid olnud ja pilt on väga ilus, prognoose kogu aeg, iga nädal natukese kaupa tõstetakse ja praegu ka ikkagi arvatakse, et võib tulla siin vaatama sinna võib-olla 10 miljonit tonni rohkem isegi nisu kui eelmisel aastal, aga väga kauge on see veel. Venemaa kohta see ampluaa, mida siis prognoositakse võib-olla ka jälle seal lõtk selline 6–8 miljonit. Ja Euroopas on praegu pilt hea, et võib-olla siin natukene Lääne-Euroopas võib-olla on natukene kuivama poolsam, aga keegi praegu ei ütle, et mingit probleemi oleks. USA-st kui rääkides, siis vahepeal, miks ka natukene börsin üles hüppas, et vahepeal USA-s oli natukene kuivem ja vaadatakse just seda Kansase piirkonda ja seal nüüd on võib-olla selline 50% nisudes heas või väga heas olukorras. Et seal on nüüd kuivem olnud, aga see pilt on ka paremaks läinud ja suures pildis globaalselt see ei muuda nagu pilti ja see on ka siis rahustanud turge ja ka fondid on siis sellest oma järeldused teinud ja siis oma positsioone siis nii-öelda müünud, et kui me näeme, siis fondid tegelikult täna panustavad ikkagi hinnalangusele, aga me sõidame sisse või oleme juba siis sõitnud sellesse ilmaturgu, nii et kui kõik praegu maailmas on okei, siis meil seisavad ees ikkagi jätkuvalt riskikuud. Nii et neid hüppeid võib siin lähiajal tulla. Jah, mis tähendabki seda, et kui kuskilt tuleb mingi halb uudis, siis ega hind võib selline 4, 5, 6, võib-olla maksimum 10 eurot üles hüpata mõne päeva jooksul. Nii et neid hetki tasub ikkagi mõelda ja tabada. Ja ega mis seal ikkagi salata, et kellel ikkagi täna tegelikult ei ole midagi ette fikseeritud, siis ega see hinnatase nüüd nii katastroofiline ka hetkel ei ole, et midagi ei peaks müüma, sest et tõenäosus tänasel hetkel ikkagi on, et kukub veel, on ju. Me ei tea, kuhu ta kukub, me ei oska seda ju kahjuks ette öelda, aga riskide haldamiseks ikkagi ma soovitaks midagi luku panna. Sest nagu ütles Marge, et kui ikkagi vilja tuleb rohkem kui eelmine aasta, siis ikkagi võib eeldada, et hinnatasemed võrreldes eelmise aastaga on madalamad. Küsimus nüüd omaette on lihtsalt, et kui palju siis madalamad. Ja eks see sõltub paljuski ka majandustest ja mine tea, mis see tariifisada siis meil siis tegema hakkab. On ju. Mõtleme praegu, et kui södanisu on ikkagi USA-gis kuskil 200 euro ümber muugal. Et meil on olnud ka hindasi ja ka Toots on fikseerinud ka tasemetega 175 kuskil. Ja see oli eelmine aasta. Ja et tegelikult seda hinna kukkumisruumi on meil piisavalt, et tõusu vähem kui langust ja praegu ka, kui vaadata nagu tehniliselt, siis oleme vaadanud selliselt, et kui hind peaks sinna ütleme, kui me Matifist räägime, täna on Matif 230 ja seal on ta nüüd pendeldanud, sama on ka tegelikult USA turul enam vähem samas augus, et kui peaks mingi uudis tulema ja hüppama sinna 240 peale, siis seal augus peaks ikkagi proovima midagi ära müüa, kui ei ole mitte midagi müünud. Just. Nii et ühesõnaga täna võime kokkuvõttes öelda, et turud on ikkagi langustrendis ja eriti siis nisu on tegelikult selline karuturus, et võib-olla raps, mis on Euroopa nii-öelda sisekultuur ja väga suuresti importida ei saa Kanadas, et võib-olla seal oleme natuke neutraalsemas positsioonis, et vaatame, kuidas turud liiguvad, aga muus osas on ikkagi hinnad surval. Aga sellega selleks korraks ka lõpetaks. Ja kohtumiseni järgmisel korral. Kohtumiseni.